Alge vahet mängida, Lucio tuleb, võidab keskverjal uuesti tagasi brasiilastele. Alustab rünnakut ja kohe Robinho, tema vastu on Piiroja. Brasiilastel on nüüd võimalus ja Luis Fabiano lööb. Noh, jah. Oma veast. No nii, 1-0 Brasiilia meeskond juhib ja Luis Fabiano. No just jõudsid ära mainida, et tuleb hoida oma värav enne poole lõppu veel puhas, aga Luis Fabiano ootas oma momendi ära ja jällegi mitte tänu brasiilaste oskustele, vaid tänu meie oma mängijate valele otsusele, et Pärengrub siin üritas kuidagi liiga pehmelt seda palli ära lüüa ja Fabiano liigub seda tagasi põrkunud palli peale ja see on nagu kingitus Luis Fabianole. Ja nüüd näeme veel uuesti Piiroja. Pärengrub luges hästi situatsiooni, aga lõi selle palli vastu Kaká jalgu, et nüüd näeme veel paremini, et siin oli, et me näeme siin nüüd esimese poole korduseid ja jah, et Eesti meeskond tegelikult alustas väga hästi ja ilusti löödi ka kaugelt peale küll Vassiljev ja Zenjov, et tegelikult Sander Puri oli ka oma ääre peal väga aktiivne. Mida sa Sander Puri mängu kohta ütled? No jah, Sander üritas, et nii palju, kui talle seal võimalusi anti, et eks see, et sa pead palju kaitsetööd tegema, jõudma rünnakule ja kaitsesse, et poolkaitsed, eriti äärepoolkaitsed väsivad võib-olla kõige kiiremini, et see andis ka võib-olla natuke poole lõpus juba tunda, et kui Sander suudaks liini korda ja näita, kuidas Krugov võitleb seal. Ja Alves tahab siin ka haklema hakata päris. Nii, ja lähebki. Krugov ei jää ka võlgu, väga õige, aga okei, viga oli, siin ei ole midagi ja näeme nüüd siin ka Luisao vehib kätega. Berto Silva vehib, siin rahustab maha kõiki. Viga veaks, aga ütleme, brasiilased ei saa ka muutuda nii ülbeks, et neid, nagu ma olen maininud, et üldse ei tohi puutuda. Täpselt samasugune kollane Kruglovile, kollane Alvesile. Nii. Teine kollane, siis kas ta nüüd saab punase kokkuvõttes? Et vea eest kollane ja pärast vea tegemist siis selle tõuklemise ja ärplemise eest veel teine kollane ja siis kokkuvõttes punane. Sellest on kahju. Ütleme niimoodi, et see on kohtuniku enda süü ja praegu Kruglov õigustab, protestib ka. Kohtunik ise on lasknud selle mängu käest ära, kuigi tegemist on sõprusmänguga ja juubelimänguga, aga nii et siis 87. mänguminutil, 3 minutit enne mängu lõppu, eestlased jäävad arvulisse vähemusse. 10 tuleb jätkata, sest 2 kollast järjest sai Dmitri Kruglov, mis kokkuvõttes tähendab punast kaarti ja vot nii, ja lugesime välja seal sellest huulte liikumisest, mida ütles praegu Dani Alves. No eks ärme korda. Ja, et no vaatame olukorda siis veel kord. No läks okei panema, aga täpselt samasugune situatsioon oli. Nii, käega rusika kandis näkku praegu siin Kruglovile, Alves. Ja Kruglov praegu ju näete, kordusest on täiesti näha, et ei taha nagu provokatsioonile vastata, selle Alves tundus, et võttis... No viga oli, see on selge. No see on selge, et võttis Kruglovil veel ninast kinni ja provotseeris teda. Kaamera liigub juba ära ja kelle? Vassiljev juba ootas, et Baptista nüüd liikus korraks takistas meie meest. Voinikov saab lüüa! Voinikov magas maha Vosko Voinikov õige hetke, millal Varbaga koksata seda palli. Ai, kui kahju oli sellest võimalusest praegu. Natukene viivitas selle löögiga.